Siin just tuli mesilane mu stuudio juures ja ma ei tea, ma olin nagu peidus. Veel see Helilane, ma ei tea kumb. Kes ei tea, siis ma kohutavalt kardan helilasi, mesilasi ja vaablasi. Ma ei karda mitte midagi siin maailmas rohkem. Ärge küsige miks, ma ei tea, ma lihtsalt kohutavalt kardan neid. Nii et kui kuskil mu stuudio juures on üks neist, siis ma ei saa ilmselgelt filmida. Ma ei suuda siin olla. Ma olen liiga närviline. Ja ta lendas siin ringi. Siis ma ei näinud teda, aga see oli siuke hääl, nagu ta oleks kuskil kinni. Ja nüüd ma ei näe ega kuule teda enam. Ma nägin, et õues akna juurest lendas üks mesilane, võib-olla ta sai välja kuskilt uuesti. Võib-olla ta on kinni. Kui ta on kinni, siis sure! Mine põrgu tagasi, kus sa tulid! Ma ei taha sind siia. Sina tulid minu territooriumile, okei. Kui sa tuled minu territooriumile, siis ära oota, et mina sind päästaksin. No, sa sured. Ma olen nii kuri. So stand in the rain, stand your ground, stand up when it's all crashing down. Tere kõigile, mina Teemat LPS siin ja eile oli 10. mai, see oli siis LPS tuupäev. Seal tähistatakse LPS tuubi, siis Popular 863 teeb siukse suure tseremoonia video enda kanalile. See aasta oli see 1,5 tundi, ma pole seda veel vaatanud, kuna eile ma vaatasin midagi muud. Jah, nii et ma ei saanud seda videot vaadata. Aga ma ei vaatanud mitte ühtegi LPS tuubiks seotud videot nagu eile tegelikult. See kõlab natuke halvasti. Mul oli põnev sari, mida vaadata. Okei. Ma vaatasin teisi asju. Aga ikkagi, siis head LPS tuupäeva tagantjärgi. Ma pole oma kanalile nüüd 4 nädalat vist videot teinud. Vabandust. Ma väga sooviks, et mul oleks mingi hea põhjus selle jaoks, aga mul ei ole. Ma lihtsalt jätsin teid maha. Ma olen nii kuri. Ma pole nagu isegi kommentaare lugenud tegelikult. Ma olen nii palju teisi asju teinud. Nagu istunud ja söönud. Okei, ma kostümeerisin LPS-ega ja ma tegin seda ka. Nüüd jah. Aga muidu ma olen väga palju sarja ja filme vaatanud. Need on kõik animid. Ma ei tea, mul viimasel ajal on animi kohutavalt meeldima hakanud. Aga tsukini õunambadi. Aga lähme nüüd teema, et see on siis LPS tuuber tag. Ma mõtlesin, et kuna teised inimesed teevad seda, siis ma teen ka. Sorry, et ma teid maha jätsin. Ma pole Instagramis ka inimestele kirjutanud. Peaks vastama. Messengeris pole ka kellelegi vastanud. Messenger on mul nagu isiklik, aga ma pean õppima, kuidas inimestele vastu kirjutama tõsiselt. See on anne, mida mulle pole antud. Ma ei kirjuta inimestele tagasi ja vastu. Jumal küll, miks ma inimestele vastu lihtsalt ei kirjuta? Mis mul viga on? Ma olen 3 minutit sind seletanud, mis mul viga on. Okei. Nii, lähme küsimustele juurde. Esimene küsimus. Miks otsustasid hakata LPS tuubadeks? Kõik algas sellega, kui ma nagu hakkasin just LPS videoid vaatama, siis esimene LPS tuuber, keda ma vaatasin, oli LPS Hunt 122. Enam ta ei ole LPS tuuber juba ammu, väga ammu, aga jah, ta oli esimene, keda ma vaatasin. Tal oli sari LPS populaarsus. Kas ta oli särab või jõud? Oota, Destinil oli vist populaarsus ja jõud. Ja see oli esimene sari, mis ma vaatasin. Alguses ma vaatasin ainult tema videoid. Ma vist hakkasin siis pärast seda nagu tükk aega hiljem. Ma hakkasin... Ja siis ma mingil ajal, kui ma oskasin inglise keelt paremini, siis ma hakkasin inglisekeelseid LPS videoid vaatama. Ma mäletan väga hästi, et esimene nagu inglisekeelne LPS video, mis ma vaatasin, oli Titanium muusika video. See oli esimene nagu inglisekeelne LPS video, mis ma vaatasin. Jah, see oli muusika video, aga see oli ka esimene nagu inglisekeelne LPS tuuber, keda ma vaatasin. Siis pärast seda esimene sari, mis ma vaatasin, oli LPS My Hopeless Romance. See oli normaalne sari, see tegelikult siiamaani käib. 3. hooaeg vist oli. Ja pärast seda ma vaatasin väga palju teisi sarju. LPS Popular, mis on nagu kõige kuulsam nagu LPS sari, seda ma vaatasin nagu, see oli üks viimaseid sarju, mis ma vaatasin. Ma ei tea, kui ma alustasin selle vaatamist, siis ma olin nagu, ma ei tea, pole vist väga minu asi.
Aga pärast ma olin nagu, oota, see on vist väga tähtis. Ma ikkagi vaatan seda siis. Ja see läks lõpupoole väga heaks. Algus oli nagu siuke. Ma olen seda juba nii palju näinud. Aga see lõpupoolne osa on nüüd väga hea ja see siiamaani käib. Neid kuulsaid ja väga suuri LPS tuubereid, neid ma vaatasin viimasena. Ma alustasin nagu sellistest väiksematest LPS tuuberitest. Ma vaatasin sarja, mis mulle meeldisid, okei. Nojah, ja siis ma mõtlesin, okei, ma teen siis seda ka, see tundub väga lõbus. Mul pole ju midagi paremat oma eluga teha. Aga mul ju pole elu. Okei, lähme nüüd edasi. Mis on sinu kanali nime tähendus? Hea küsimus, mul pole aimugi. Põhiline oli see, et ma lihtsalt mu esimene kanal, sellel kanalil oli alguses nagu LPS koerhunt. Jah, see vist oli. Ja ma tahtsin seda muuta. Tänu taevale, et ma muutsin koerhunt, on kohutav nimi. Ja siis ma otsustasin, et teevad LPS kõlab okeilt. Paneme selle siis. Ja sellel polegi mingit tähendust. Ma lihtsalt tuli selline mõte pähe ja ma küsisin oma emalt on mingi, mis sa sellest arvad? Ma tahaks nagu muuta, et teevad LPS, mis sa arvad? Mingi, ja, see on okei, pane siis see. Okei. Minek, okei. Ma olen okei liiga palju. 3. küsimus. On sul LPS sotsiaalmeediaid? YouTube ilmselgelt ja Instagram hetkel rohkem polegi. LPS Ämin oli ka, aga ma kustutasin selle ära, kuna ma ei käinud seal üldse. Ma ei tea, LPS Ämin on polnud väga minu asi. Ma olen Instagramis suhteliselt aktiivne. Instagramis olen ma YouTube'is olen kõige aktiivsem. Ma ei mõtle videotega, ma käin YouTube'is kõige rohkem, siis ma käin Instagramis. Tegelikult nagu need 2 ongi nagu põhimõtteliselt ainsad sotsiaalmeediad, kus ma käin. Messengeris ma käin ainult siis, kui mul on vaja kellegagi rääkida. Tavaliselt mina ei räägi midagi, mulle kirjutatakse. Aga see pole nagu LPS tuubiga seotud. Messenger ei ole LPS tuubiga seotud. Aga jah, Instagram on siis teemat LPS. 4. küsimus. Kui palju LPS sul on? Ma loen üle praegu. Ma loen üle lihtsalt selle pärast. Okei, ma unustasin need LPS-id ka lugeda, keda mul on rohkem kui 1, kuna ma panin need nagu eraldi kohta, sest ma hakkan neid suvel vahetama. Aga koos nendega on 430 täpselt. Nii et, ja mis seal taga natuke manitab panisid, ma ei kogu neid, aga need on lihtsalt seal. Ja siis nagu need kõik, siis kostümeeritud LPS-id ja need pisikesed LPS-id. Nendega ka on kõik siis kokku 430. Ja teiega unustasin lugeda ka need LPS-id, keda ma kostümeerima hakkan varsti. Nii et ma peaksin need ka lugema. Aga okei, lõplik number on siis 439. Okei, järgmine küsimus. 5. küsimus. Mis kaamerate töötlejad sa kasutad? Kaamera on Canon EOS M10. Jah. Ja töötleja on põhiliselt Sony Vegas Pro 15. Aga ma kasutan ka mis oli Cyberlink Power Director vist. Cyberlink Power Director, ma arvan, et oli selle nimi. Ja ma kasutan seda ka nagu mingite efektide jaoks. Vahepeal mõtlesin, ma kasutan Adobe värkiga, et igavikku teha. Ma töötan igaviku kallal ikka veel. Aga ma sain need maagiaefektid lihtsalt Sony Vegases ka valmis. Mul Sony Vegas lihtsam kasutada, kuna ma olen seda juba üle aasta nüüd kasutanud. Lihtsalt erinevaid variante sellest. Ma alustasin Sony Vegas Pro 13-ga, nüüd on 15 juba. Vahepeal oli nii disk. 6. küsimus. Kes on sinu LPS tuuber iidol? LPS Splash TV, kuna ta on ka mu lemmik YouTuber, LPS tuuber. Ma ei tea, mulle meeldivad ta videod. See on nagu erinev sellest, mida mina teen. Mina kasutan väga palju fake verd ja siuksed nagu draamad ja värdid, aga tema teeb lihtsalt naljakaid videosi. Ma ei tea, mulle meeldivad ta videod. Peaksin kuidagi lambid panema nii, et neid varje ei oleks, jumal küll.
õpi, kuidas professionaalne olla teevad. Ma võin tegelikult oma nime öelda, mu nimi on Ingel, nii et see ei muudaks aga midagi, kõik teavad juba. Okei, järgmine küsimus, 7. Kas sa saad anda kaamerate taguse kohast, kus sa filmid? Need nagu näidata, kus kohas ma filmin. Okei, teeme ära. Okei, ma filmin siis sellel riiulil siin. Ma peaks siis stuudiotuuri tegema, kuna ma olen väga palju asju siin muutnud, seal on veel asju ja seal on veel asju. Ma arvan, ma teen millalgi stuudiotuuri nüüd uuesti. Mul tuli just hea mõte. Ma teen 5000 subscriberiks, kui see jõuab, siis ma teen selle subscriberiks stuudiotuuri uuenduse. Mis te sellest arvate? Kas te tahaksite näha 5000 tellerina stuudiotuuri uuendust? Ma ei tea. Ma panen siia siin üleval paremal nurgas tuleb siuke pool. Te saate seal hääletada, kas te tahate seda või ei. Mul mingeid paremaid ideed väga hetkel ei ole, mida 5000 telleriks ja me ei tee sellega nagu 4000 ja 3000-ga juhtus, et midagi ei tulnudki. 3000 ja 4000 said liiga kiiresti kokku. Kust kohast te tulete? Kust kohast te selle kanali leiate? Te tulete liiga kiiresti, ma ei jõua ideid mõelda, mida erideks teha. Jumal küll. Aga tõsiselt aitäh kõigile, see tähendab mulle nii palju, et vaatate siin ühte 14 aastast, kes tahab midagi nagu oma elust saavutada. Aga mul pole elu. Nii, 8. küsimus. Mis on sinu eesmärk sellel kanalil? Et nagu mida ma tahan saavutada või midagi sellist. Minu põhiline siuke asi, mida ma proovin teha, on oma videoid kogu aeg paremaks teha. Ma arvan, et see on see, mida iga YouTuber või üldse, kes loob midagi. Igaüks nendest peaks nagu midagi sellist tegema, kuna sa pead kogu aeg püüdma nagu parem olla. Sa ei saa lihtsalt ühe koha peale jääma. Alati on nagu võimalus paremaks saada, lihtsalt mingi täiuslikkust ei ole olemas. Ma töötan väga palju nagu sellega, kuidas minu setid ja värgid on ja kuidas nagu mu LPS-id välja näevad nagu riietustega ja nende tegelastega iseenesest ma tegelen ka väga palju. Ma olen nagu tegelastel mingid iseloomud ja mingid riide, mingi stiilid nagu ja kõik sellised asjad nüüd välja kirjutanud. Seda ma ennem ei teinud. Kuna ma teen praegu kõik, et metsane teine hooaeg tuleks parem kui eelmine. Ja see, kuidas nagu kõik mingid kuidas minu nagu õuekohad välja näevad, sellega ma pole hetkel üldse rahul. Ma tahan seda kindlasti palju paremaks teha. Ja selle jaoks on mul väga palju asju vaja. Mitte väga palju, aga suhteliselt palju. Nii et ma töötan selle kallal. Teadki lihtsalt, et ma püüan parem olla. Ja see, kui ma nüüd animit vaatama hakkan, see on nagu väga palju mõjutanud mind selles osas, kuna mulle väga meeldib see, kuidas animid välja näevad. Ma arvan, et nad on väga hästi nagu on enamus need hakkama saanud. Ja ma tahan lihtsalt nagu ma ei tea, ma saan lihtsalt väga palju inspiratsiooni animist, et oma videoid palju paremaks teha. Ja ma olen leidnud ka viise, kuidas seda teha tänu animele, nii et ja anime on meil viimasel ajal väga palju aitanud. Okei, mis olid su esimesed LPS-id? See on raske küsimus, kuna ma olen LPS-e kogunud nii kaua, kuni ma mäletan. Ma sain neid nagu väiksena sünnipäevaks ja vanemad ostsid ja niimoodi siukseid värke. Nii et ma ei oska tõsiselt öelda, mis olid kõige esimesed, aga ühed, mida ma olen nagu lapsepõlvest saati nagu mäletan, et mul on kogu aeg olnud, mis on nagu väga kaua olnud. See on tegelikult ainult üks LPS. Ma tean, et mul on see Bulldog väga kaua olnud. Vahepeal mul ei olnud teda, temaga juhtus üks õnnetus, aga ma sain ta siis uuesti nii, et see ei ole nagu see täpselt see LPS, mis mul nagu väiksena oli, aga see oli see Bulldog. Ma arvan, et kas te saate aru? Ja ma olen nagu sellest saati, nagu ma olen kogu aeg teda mäletanud, et mul oli ta ja ma väga tahtsin teda. See ei olnud väga kaua aega tagasi, see oli umbes aasta aega tagasi, kui ma nagu sain ta uuesti. Ja siis ma sain ta uuesti ja jah, see oli suhteliselt kaua mu unistust LPS, see oli see Bulldog ja nüüd mul on teda 3 tükki. Ma vahetan 2 tükki. Aga üks LPS, kes nagu mul on, kes on mul ka väga kaua olnud, on see Colli. Ta ei ole kõige paremas olukorras ka sellepärast, kuna ta on mul väga-väga kaua olnud. Ka üks nagu siukseid LPS-e.
kui enamus mu LPS-id on nagu nüüd kasutatud, ostetud kuskilt internetist või midagi sellist või kellelgi saadud või vahetatud või midagi sellist, siis need kaks, see Bulldog ja see Collie on siis need, mis ma tean, et mul on väga kaua aega olnud. Aga okei, viimane küsimus, 10. Kes on sinu LPS maskott? Mu nagu põhiline maskott on see taks, aga mul on see värk, et ma olen nagu proovin üle minna sellele, et ma kasutan ainult originaal LPS-e. Fake LPS-idel pole mitte midagi viga, neid võib kasutada, lihtsalt mina eeldan, mina ise tahan rohkem originaale kasutada. Kui teie tahate fake LPS-e kasutada, mitte midagi pole sellel viga, keegi ei keela teid. See ei muuda seda, millised teie videod on. Aga see on jah minu maskott, ma olen praegu nüüd viimasel ajal teda vähem kasutanud just sellepärast, et ma tahaks seda originaalversiooni. Naljakas lugu. Mul on kõik LPS taksid, originaal LPS-id peale minu maskoti. See on ju hästi tore. Mõni nagu mõtleks, et see, kui sul on nagu fake LPS-id, siis sinu maskott võiks olla nagu esimene LPS, kelle originaalversiooni sa nagu ostad, aga nope, mul on nagu viimane on minu maskott see. ja, kõik teised tulevad ikka enne. See lihtsalt juhtus niimoodi, ma olen nagu saanud nüüd lihtsalt, kui võimalus tuleb, siis ma võtan selle. Temaga pole lihtsalt võimalust tulnud. Nii et mu maskott on hetkel ainuke fake LPS taks, mis mul on. Aga ma loeks oma maskotiks ka tegelikult selle Penelope, keda ma kasutan praegu. Ja ka selle. See on nagu mu LPS avatar või midagi sellist, on kostümeeritud LPS. Ma loeks nagu ise need 3 nagu mu maskottideks. See taks siin on nagu põhimaskott. Aga ma ei tea, need 3 on nagu mu lemmik LPS-id ja ma arvan, et see head LPS tuupäeva tagantjärgi. Ma jään kõiges hiljaks alati, te teate seda. Nii et näeme teid siis järgmises videos, mis tuleb kuu aja pärast nagu seegi. Okei, bye! Okei, siis, et ma proovin videoid nagu rohkem nagu tihedamini teha. Samal ajal, kui ma tegelen metsase igaviku. Ühe tulevikusarja, siis veel ühe tulevikusarja ja kõrvalvideotega. Ma loodan, et te mõistate, et ma tegelen videotega ikkagi. Ma tegelen väga palju, ma tahan nagu teisi asju ka teha, kui ainult LPS tuub nagu animit vastada. Tšau!